Sotsiaalkindlustusamet, see on, töötab 24 tundi ööpäevas. Meil on olemas nõustajad, kes võtavad teateid vastu ööpäevaringselt, nad töötavad vahetustega ja on suureks toeks tegelikult kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajatele, kes tegelikult töövälisel ajal tööd ei tee, aga need teated liiguvad siis lasteabitelefonile. Miks on oluline teile sellest rääkida, on see, et teie ju näete tegelikult oma piirkondades väga erineva tausta või lugudega inimesi ja tõenäoliselt näete ka võib-olla lapsi ja te tegelikult võib-olla isegi see laps ei räägi palju, aga aimate, et seal võib-olla ei ole asjad korras. Ja natuke räägin seda õigusruumi ka siia taha ja nendest hirmudest, mis inimestel tegelikult on neid teateid tehes või jättes need teated tegemata. Aga liigume tagasi siis selle juurde, et kes on abivajav laps. Seadus on selle väga täpselt paika pannud, kelle heaolu on ohustatud, kelle puhul on kahtlus, et tegemist on väärkohtlemise, hooletusse jätmisega või mõne muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Ehk siis, kui me võtame teie töövaate, siis võib ju olla niimoodi, et tuleb üks laps, tahab mingisugust raamatut laenutada, teile tundub, et ei ole päris korras need asjad, võib-olla ta tuleb järgmine päev uuesti, tekib üldse küsimus, kas see laps üldse saab süüa, võib-olla mõned sinikad keha peal, kuidagi see kõik on väga kummaline, siis sellisest lapsest tegelikult tuleks teatada. Ja selleks on tegelikult kaks erinevat võimalust ja seadusandja on pannud kohustuse selle teavituse igale Eesti inimesele ja see tähendab, et abivajast lapsest tuleb teavitada. Üks võimalus on see, et te teavitate kohaliku omavalitsuse valla- või linnavalitsusele, millisele haldusterritooriumil see laps siis viibib või kus te töötate, näiteks kui te et kaks võimalust siis on teadet teha, et kas otse siis omavalitsusele kirjutada või helistada või teil on võimalus teha ka teade lasteabitelefonile. Lasteabitelefonile saab ka kirjutada, saab helistada ja saab jääda ka anonüümseks. Oluline on see, et te kirjeldate ära, mis see olukord on. Teie ei pea muretsema selle pärast, kas nüüd tuleb mingisugune tegevus või mis seal toimub, aga minu soovitus on see, et igal juhul teie teatest võib olla kasu selles osas, et see laps võib abi saada. Teinekord sisetunne ütleb päris palju, et miks ma sellest räägin, on see, et ikkagi me näeme seda, et abi vajavad lapsed saavad liiga hilja abi ja seetõttu oleks sekkumine võinud olla kiirem ja selles osas nii-öelda on oluline, et me märkame teate osas, teil on ka kindlus, et need teated tuleb vastu võtta ja ma näitan natukene seda lasteabi kodulehte ka, et saab ka kirjutada, helistada, et neid võimalusi on, et statistika näitab meile seda, et Eestis oli siis eelmisel aastal 259 338 alaealist last ja pöörduti lasteabitelefonile eelmine aasta 16 000 korral, mis on rekordarv, et kui te jagate nüüd ära selle päevade peale, aasta peale, siis neid teateid tuleb, abivajava lapse märkamine ja ennetustegevus on kasvanud. Lapsed saavad ise sinna kirjutada, lapsed teevad ise teavitusi, kui näiteks vanemad kaklevad. Nii et ja vanemad ise pöörduvad sinna, näiteks kui nad ei tea, mida teha, et neid teismeline näiteks haugub ja läheb hulkuma, nad on mures, nad on tublid vanemad, et iga kord ei tähenda see seda, et vanemad oleksid pahatahtlikud, et lastekaitse ülesanne ei ole lapsi perest ära võtta, vaid ikkagi teha kõik selleks, et laps saaks peres kasvada. Aga meil võib olla lihtsalt olukordi, kus vanemate võimekus on madal, midagi on seal juhtunud, emal on häbi või isal on häbi, need olukorrad võivad olla väga erinevad.
Nüüd see on nüüd lasteabi koduleht. Nüüd selles Sotsiaalkindlustusameti kodulehel on otseviide, lasteabil on oma koduleht ja nüüd te näete siin kuvatõmmist, kus on vestlus, kus lapsed tegelikult päris usinasti võtavad nõustajatega ühendust. Nad kirjutavad, annavad märku, kui neil on suitsiidsed mõtted ja lastekaitsekorraldus on reguleeritud selliselt, et lasteabi telefoninõustajal on õigus töövälisel ajal laps perest ka eraldada, pöörduda kohtusse ja see töö käib niimoodi, et lasteabi nõustaja Merli jälle mute'i peal. Kuidas see võimalik on? ja ta lihtsalt miskipärast liigub, et mul vist jälle mute. ta teeb seda. Ta läheb nagu ise, et ühesõnaga lasteabi töötaja kaasab näiteks, kui on hädaus olev laps, kaasab politsei, häirekeskuse, vajadusel kaasatakse ka kiirabi. Lasteabi töötajal on õigus laps perest eraldada ja tehakse see otsus, laps paigutatakse näiteks turvakodusse, viiakse haiglasse vastavalt lapse vanusele, et te teate seda, et lasteabi nõustajale on antud tegelikult, nad on avaliku teenistuse seadusega tööl, neil on õigus perekonna ellu sekkuda. Nad teevad kaalutlusotsuse sel hetkel nende asjaolude pinnal. Ja kui me nüüd mõtleme ühe olukorra peale, kui teie, ma kujutan ette lihtsalt raamatukogus, tekib mingisugune väga kriitiline olukord, siis igal juhul tuleb helistada kas siis politseisse, lasteabisse või otse häirekeskusesse, kui seal näiteks, ma ei tea, laps ütleb, et ta tapab ennast ära, midagi väga kriitilist hakkab juhtuma, te ei saa lihtsalt jääda passiivselt ootama. Tõenäoliselt on teil endal ka kogemust ja praktikat, ma ei kahtle selles, aga natukene räägin seda tausta, et kuidas see töö siis käib. Kui nüüd teie poolt tuleb teade abivajast lapsest lasteabi telefonile, siis lasteabi telefonil on kohustus edastada see abivaja lapse teade selle kohaliku omavalitsuse üksusele, kes selle lapsega tegelema peab. Mõnikord on segane, ema elab siin, isa seal, siis esitatakse teade topelt 2 kohalikule omavalitsusele, eelkõige rahvastikuregistrijärgsele kohalikule omavalitsusele, kelle ülesanne on lapsele abi osutada, tegelema hakata ja see on selle ametniku vastutusala, kui näiteks ta ei tegele selle perega piisavalt, aga see ei ole teie mure. Pigem, kui teil on tunne, et midagi on ikkagi väga halvasti ja laps hakkab teil ise ka kurtma, et ma ei tea, võib-olla emaga juhtus midagi, et ema näiteks on nii haige, ei tule sealt voodist lihtsalt välja, aga mitte keegi tegelikult ei teagi ja teie olete ainuke inimene näiteks, kui ta tuleb, et raamatuid vahetada, räägib midagi, et siis igal juhul võtke ühendust, et ja saab juba kiiremini sekkuda, sellel on olemas õiguslik alus. Ja see on tegelikult iga inimese kohustus teavitada, vahet pole, mis rollis me oleme. Kas naabrina, kas oma tööpostil või me kõnnime tänaval ja näeme, et 4-aastane kõnnib tänaval ja põhimõtteliselt ta võib kohe surma saada, seepärast, et ta lihtsalt läheb autodele ette. Siis me tegelikult ikkagi hoiame sellest lapsest kinni ja ei lase seda juhtuda. Me näeme, et ta on liiga pisike, on võib-olla ära eksinud. Neid olukordi on ka tulnud, et see on see loogika. Nüüd järgmisel slaidil on võib-olla mõned näited, millistel juhtudel siis selle lasteabi telefoni poole pöörduda. No näiteks on konfliktid koolis, kodus, huviringides, ma ei tea, seal raamatukogus hakkavad tülitsema, et seal selles mõttes polegi ju mingi tõsised kiusamisolukorrad hakkavad seal tekkima. Olukorrad, kus näiteks vanemad röögivad seal raamatukogus näiteks päris hullusti oma lapse peale, see on täiesti väljakannatamatu, siis me ei saa jääda anonüümseks, et tuleb ikkagi teavitus teha, et vanem, ta peab vastutama selle eest, aga et kui võib konfliktiks minna, siis alati saab selle teate ära teha, et see ei tundu õige. Et on olemas vanemlusprogrammid, kus õpetatakse, kuidas oma lapsi kasvatada, me ei röögi, me ei karju laste peale, me õpime oma emotsioone kontrollima, me eksime kõik inimestena, aga lihtsalt, et kui me sellest märku ei anna, siis need olukorrad, neid ei saagi lahendada, vaid see kulmineerub.
Siis laste interneti olukorrad on väga palju küberkiusamist, et seal on eraldi veebikonstaablid, kes tegelevad, jälgivad, aga hästi palju kiusatakse lapsi tegelikult internetis, et need lapsed saavad ise ka tegelikult pöörduda. Vanemad pöörduvad ise näiteks lapse kasvatamiste küsimustes. Loomulikult on hooldusõigusega seotud vaidlused, kus võib-olla erinevates riikides elavad ema, isa, üks ei näe ühte last, teine teist, käib üks kiusutegevus. Ja väga tähtsal ja väga kriitiline grupp on ikkagi see enesehävituslik käitumine, suitsiidsed mõtted, söömishäired. Te näete, et see laps ei näe terve välja, tegelikult on juba anorektilise välimusega. Tundub, et keegi ei tegele ka selle lapsega. Suitsiidsed mõtted tuleb kohe teavitust teha, et kui ta ikkagi räägib, et eluisu pole, kõik on täiesti mõttetu, et seal on 2 varianti, siis on meil olnud olukordi, kus laps on katusel ja tuleb tegelikult kohe saata politsei ja kiirabi appi, et see olukord kiiresti lahendada. Sõltuvusainete kasutamine on ju Eesti Vabariigis ka keelatud, et kui ikkagi märkate, et mingeid aineid tarvitatakse, et siis me ei saa jääda nagu passiivseks. Siis, kui laps ikkagi kerjab, tal pole söögiraha, siis see laps on ilmselgelt abi vajav laps, et me peame sekkuma. Tal pole kuskil eladagi, mingi olukord, keegi uitab lihtsalt kusagile, et kuhugi peab ju see laps minema, et ei saa lihtsalt päev läbi kõndida kusagil. Ja lapse väärkohtlemine, et see on ikkagi kõige kriitilisem selles osas, et kui ikkagi näiteks seal raamatukogus ma lihtsalt improviseerin, ma ei tea, kas neid olukordasid üldse on teil olnud, aga ikkagi, kui ema paneb lahtise käega lapsele vastu nägu, siis see ei ole lubatud, et Eestis ei ole lubatud füüsiline karistamine, sikutamine, sakutamine, jalgadega tagumine, lapsele rusikaga löömine. See on karistusseadustikus fikseeritud ja selle pealt alustatakse tegelikult kriminaalmenetlus. Ja ka vaimne röökimine, kisamine, karjumine, alavääristamine oma last ei ole lubatud ja täpselt samamoodi saab ja ka minu kohtupraktikas tegelikult on lapsed perest ära võetud jõhkra vaimse terrori tõttu ja seda me ei saa pealt vaadata, et me saame need teated fikseerida, milliseid sõnu kasutati, me saame selle teate teha ja juba siis teised ametkonnad sellega nagu tegelevad, aga me ei saa passiivselt seda vaadata. Peaks selle teate ikkagi ära tegema. Ja lähisuhtevägivald, et meil on tegelikult PPA süsteemis liiguvad ka meie infosüsteemi abi vajava lapse teated, hädaus oleva lapse teated ja laps, kui ta näeb vanemate kaklust pealt või näiteks elukaaslane klobib ema, et lapsed tegelikult teevad neid teateid ka ise ja helistavad otse ka politseisse, sest olukorrad on ikkagi väga kriitilised. Lasteabi telefonist me nagu rääkisime, saab kirjutada, saab e-nõustamist küsida, näiteks ema on nii hädas, ta ei suuda näiteks, tal on väga raske, et ta tegelikult on väga hooliv, siis ta saab ise võtta e-nõustamist, aga lapsed hauguvad, korda ei ole, et seal on terapeudi väljaõppega inimesed, kes aitavad, et see telefoniteenus ei ole lihtsalt mõeldud ainult selleks, et kui on mingisugune kriitiline olukord, vaid sinna saab inimene ise ka pöörduda, et ta on tegelikult hästi tubli. Ta on väga motiveeritud lapsevanem, aga tal on nii raske lihtsalt, ta ei oska ennast kehtestada, ta on täiesti läbi, ütleme sellest igapäevatööst näiteks, tal on asjad üle pea, tal ei ole raha minna psühholoogi juurde, siis tegelikult on selline e-nõustamise võimalus ka, et tuleb kirjutada, pannakse aeg, inimesega tegeletakse, et see võimalus on päris suur ja seda kasutatakse väga hästi. Veel korra siis sellest abivajavast lapsest võib-olla lihtsalt veel niimoodi kokkuvõtlikumalt, et kellel ei ole siis tema vajadused pole rahuldatud, me rääkisime sellest karjumisest, sinikad märkate, laps on, haiseb, on must, räpane, tegelikult tuleks teatada, minu praktikas on väga palju olnud lapsi, kes on mustad ja räpased, tegelikult kui me oleme hakanud siis kodukülastusi tegema, siis oleme näinud, et emal võib-olla on psüühikahäire, kes kogub mingisugust kola ja istub selle kola otsas, et natuke juhendamist
Võib-olla oleme aidanud tal organiseerida ka pesemistingimused ja olukord on saanud lahendatud. Ema ise hoolib, aga ta lihtsalt ei oska võib-olla neid mingeid asju, keegi pole nagu märku andnud, aga lapsed narrivad näiteks, et laps haiseb ja tegelikult teised lapsed ei taha ka musta lapsega rääkida, sest ta lõhnab ebameeldivalt ja see tuleb lihtsalt sellisest kitsikusest ja ema psüühikahäirest, aga ema on hooliv, et me ei saa öelda, et ema ei saaks hakkama. Et sellised asjad ikkagi, kui laps haiseb ja on räpane must, et minu arust see on ka nagu selline asi, et tuleb ikkagi teavitada, et kohalik omavalitsuse lastekaitse peab tegelema, et mis tingimustes see laps ikkagi on, et äkki saab leiutada või abistada seda pere. Ma räägin korra lastemajast ka, et see on ka lastele suunatud teenus, mis on nüüd riiklikult ka reguleeritud, et siin on näha numbrid ja see on siis ka Sotsiaalkindlustusameti poolt hallatav teenus ja see on just siis, kus seksuaalselt väärkoheldud lapsed või jõuavad sinna, et ta on selline erialaspetsialistide ülene teenus, kus siis lastesõbralikus keskkonnas laps üle kuulatakse, vajadusel nende teadete peale alustatakse kriminaalmenetlus, aga seal saab suunata last siis erinevatele teenustele, kui last on näiteks väärkoheldud ja siin on ka nagu toodud ära siis, et on lastemaja, kelle poole saab siis otse pöörduda ja miks ma rääkisin lasteabist väga pikalt, et lasteabi, kui tuleb ikkagi, et laps ütleb, et isa teda ikkagi vägistab õhtuti, et ma ei tea, kirjutab lasteabilisse, teade läheb otse lastemajja ja kindlasti ka kaasatakse politsei, kes algatab koheselt kriminaalmenetluse koostööd lastemajaga, siis proovitakse seda last aidata ja menetlustoiminguid teha. Ja sellest seksuaalvägivallast on eraldi veel leht ja muidugi, kui on väga hull olukord, tuleb kohe helistada ikkagi hädaabinumbrile, et sellepärast, et need vigastused võivad olla ikkagi väga suured, kui me räägime ikkagi 4-5-aastasest lapsest, keda on seksuaalselt väärkoheldud ja need tagajärjed võivad väga traagilised olla. Ja miks on siis oluline teatada? Sellepärast, et me seame ikkagi lapse huvid esikohale, mitte lapsevanema huvid. Me lähtume lapse huvidest ja tema vajadused on primaarsed, mitte kellelgi ei ole õigust kohelda last mitte inimväärikalt ja tema heaolu tuleb tagada. Et kui me jätame võib-olla teatamata, siis see laps ei saagi abi. Ja see, et lastekaitse sekkub, sellega peavad vanemad leppima, et kui nad teevad kõik asjad õigesti, siis nad kasvavad kenasti seal peres edasi, et eesmärk on ikkagi aidata, pere peab teadvustama neid olukordasid. Et see, et võib-olla teda kunagi peksti, see ei ole asjakohane, me ei saa rääkida sellest enam. Et me toodame seda taasmustrit ja Eesti pered, kes lähevad ka Soome, nad seal eraldatakse päris kiiresti, siis seal ei röögita ja karjuta niimoodi laste peale. Ja lapse heaolu tagamine on kõige tähtsam, et ja seetõttu kui te inimestena näete ja teil on ka sisetunne, et midagi seal peres nagu midagi nii kummalist ja laps on väga tore, et pigem ikkagi see teade teha, sest võib-olla ta saab mingisugust psühholoogi juurde pärast hiljem. Muidugi väikses külas on väiksed probleemid, ma olen sellega täiesti kursis, aga lihtsalt väike soovitus teile selles osas, et ärge kartke, et ma praegu lõpetan, meil on natukene aega, et võib-olla mõned küsimused, ma vuristasin hästi kiiresti selle teema praegu üle, aga ma proovisin siis nagu mõelda, et mis on see kasulik info, et ma võin öelda seda, kui ma olen kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja ise ka praegu Sotsiaalkindlustusametis, siis ma olen väga palju lapsi suutnud ära päästa, kui ongi tubli naabrinaine teinud teate, kuulge, et nad niimoodi röögivad seal laste peale või näiteks, et ma ei tea, arst kirjutab või perearst kirjutab või hea kodanik, et teate, mul on nii mure, et seal ei tundu, need lapsed ei käi arsti juures, neil hambad lagunevad, tundub, et nad on näljas. Et me suudame ikkagi sekkuda selle hullu olukorra. Uskuge mind, osad lapsed elavad ikkagi päris kehvades tingimustes ja pudru ja kapsad, et eesmärk on peresi toetada ja see lastekaitse kuvand meedias võib jääda selline üsna negatiivne, aga tegelikult
noh, see nii on, et osad erialad lihtsalt kahjuks nende sekkumiste tõttu jäävad meediale ka ette, et see on täiesti arusaadav, aga tegelikult tehakse taustal ikkagi väga palju head tööd. Ja olen ka mina ise kohtus käinud ja positiivseid lahendusi näinud, kus me oleme perele, emale tagasi andnud, sest ema on pingutanud ja saanud aru, et ta on valesti käitunud ja kõik on nagu lõpuks lahenenud, et ma praegu lõpetan selle jagamise, et andke märku nüüd, kas jagamine lõppes. Kas lõppes jagamine? Jah, sinu jagamine lõppes. Nii, ma ei tea, ma täiesti proovisin praegu, võib-olla see jutt oli kõigile hästi teada, et siin midagi uut ei olnud, aga ma proovisin kuidagi kokku võtta nüüd selle teema, et teie vaatevinklist, et ei tea, kas on küsimusi või kuidas siin see asi käib? Kas olete teateid teinud üldse? Ei. Keegi tõstis? Jah, Laili oli. Ja, me oleme teateid teinud küll, aga meil käis see asi omavalitsuse ja kooli kaudu. Meil oli lihtsalt üks laps, kes tuli hommikul raamatukokku ja lahkus siis, kui raamatukogu pandi kinni. Ilmselgelt on seal teema, et kui laps viibib enamuse ajast raamatukogus. Just. Ta oli väga viisakas, ega ta siin midagi halba ega ei teinud, aga see sai nagu lahendatud olukord, sest võib juhtuda, selle lapse puhul oligi nii, et ta oli vanast koolist välja registreerinud ja uude elukohta nad ei olnud jõudnud. Ehk siis tegelikkuses ta jäi nähtamatuks omavalitsusele. Ta oli kahe vahel ja kool ütles, et meie ei saa midagi teha, sest meil teda enam ei ole. Väga hea ja see, nagu te nägitegi kohalikule omavalitsusele otse, et väike kogukond on teada, eks ole, ja nüüd näiteks lihtsalt, kui on nädalavahetusel, siis lasteabitöötaja on tööl, ta täidab kohaliku omavalitsuse rolli ja mingi olukord seal on, te saate selle kohe helistada. Läheb seal mingiks kakluseks või madinaks, lihtsalt see on võimalus. Ja ma lihtsalt vaatasin teie neid materjale ja siis ma mõtlesin selle lasteabi telefonile, tegelikult võiks olla ju üks selline ilus plakat, mille me saaks raamatukogu seina peale ka panna kõigile inimestele teavitamiseks, aga hetkel ma lasteabi sellest leheküljelt ei ole sellist sobivat leidnud. Meil on, ma isegi jagan, aga mul on seal taga lasteabi plakat ja meil on neid palju, nii et ma saan nendele öelda, et huvi on ja jagatakse pliiatseid, lasteabi nänni, et ma saan oma kolleegidele öelda, et teavitustegevusega võib-olla siis jõuda ka teie juurde. Jah, et raamatukogudes võiks olla üleval küll. See on hea teadmine, sest lapsed saavad ju ise ka pöörduda, et nad teinekord ei saa oma vanematega rääkida, kedagi usaldada ja puberteediga on selline raske. Et selles suhtes nagu neid pöördumisi on väga palju. Jah, rohkem mul ei olegi miskit öelda. Keegi tõstis veel käe? Ma küsiks, et kui palju on olnud valevihjeid? Ei ole palju olnud, et muidugi siin viimases Kuu-uurijas, eks ju, seal oli see jutt, ma ei ole seda saadet ise vaadanud, aga alati jääb see pahatahtlikkuse võimalus, aga ma võin öelda tegelikult, et seda praktiliselt ei ole. Et teade ikkagi tavaliselt on niimoodi, minu kogemus lastekaitsetöötajana, aga kolleegidega rääkides on ikkagi see. Pigem olukorrad on hullemad. Kust need valeteated tulevad vanemate vaheliste vaidluste osas, kus proovitakse lastekaitsetöötaja enda poole saada ja Sigrid saab kohe perelepitusest rääkida, see on kõige õudsam grupp üldse, kus vanemad kaklevad. Nad on jõukad ja rikkad inimesed. Kurnatakse tegelikult nii kohtut kui lastekaitsetöötajad kui kooli, õpetajad, et kõik on sinna nagu kaasatud ja proovitakse siis mingit, ühesõnaga sõda käib sõna otseses mõttes, et sealt tasandilt, kus üks vanem mustab teist vanemat, seda ikkagi on, see käib nagu lastekaitsetöö juurde, kus vanemad mustavad kordamööda. Aga valeteateid, neid praktiliselt ei ole, aga
kui on pahatahtlikkus, noh, me ju ei tea, see on, mis selle inimese motivatsioon on. Pigem võin mina öelda seda, et tavalised olukorrad olid 100 korda hullemad, ehk siis lapsed olid väga hullus olukorras ja mõnikord väga vaikselt, neil ei olnud praktiliselt mitte midagi ja me ise, mingis umbes nagu mõtled, et kuidas nad sinna üldse on ära mahtunud ja kuidas me ei ole teadnud sellisest perest. Minu praktikas ka kiriku kaudu, kui välismaalt pärit laps näiteks käib kirikus ja koolis ei käi, et see nagu natuke annab ka signaali, et ta peaks nagu koolis olema, et miks ta seal siis päevade kaupa raamatukogus peaks ka nagu ohutuli hakkama peale käima. Et tegelikult kirik teavitas ja siis selguski, et laps ei käi koolis, tegelikult peaks hoopis Tšehhis olema ja Eesti Vabariigis pool aastat niimoodi, et mitte keegi midagi ei teavitanud. Aga lõpuks kirik teavituse tegi ja asjad said tegelikult positiivselt lahendatud. Pigem ei ole, et ikka erandeid juhtub, see on ju igas valdkonnas nii, et pahatahtlikkust võib olla, aga seda tegelikult on vähe. Et ma vist alustasin ka 5 minutit hiljem, et ma loodan, et selle teadmise, et raamatukogudesse võiks tegelikult neid plakateid panna, lapsed ju loevad või arvutites ja meil on ka igasugused lasteabi pliiatsid ja voldikud, et lihtsalt näitan, et mingisuguseid asjad lihtsalt, et neid on erinevaid harilikud pliiatsid, et neid võiks ju tegelikult tore olla seal jagada teavituse mõttes. Võtan selle kaasa, selle teadmise. Aga aitäh, Merli, et tegid juba sissejuhatuse perelepituse teemasse. Sujuvalt, et ma lähen siit üle, proovin ka jagada ekraani. Nii, küsin, kas on õige vaade. Ja sa jagad ilusti. Nii, et mina siis olen Sigrid Tammiste, olen samuti laste heaolu osakonnast, perelepituse tiimist, olen koordinaator ja eesmärgiks oleks siis täna anda selline põgus ülevaade, mis on perelepitus, kellele see on mõeldud ja kuidas sinna lepitusse pääseda. Merli tegi juba sellise sujuva sissejuhatuse, et justkui tegemist on väga raske sihtrühmaga, siis jah, et ühtepidi võin öelda, et pered, kes siis teenust vajavad, on sattunud sellisesse konfliktiseisu, kus nad enam omal käel välja ei tule ja teistpidi siis täna on antud ka kohtutele see võimalus suunata need pered meile teenusele. Aga vaatame siis põgusalt ajalukku ka, et tegelikult see perelepitusteenus ei ole nii uus, kuigi alates 1. septembrist 2022 on nüüd riiklikult perelepitusteenus kättesaadav, siis varasemalt oli eraturul teenusena olemas, aga kasutati vähem. Ja 2014. aastast on siis riiklikku perelepitusteenust ette valmistatud, kuni siis tänase seaduse jõustumiseni on lepitusteenus kättesaadav nii eraturul kui ka riikliku teenusena Sotsiaalkindlustusameti kaudu ja need erinevused ma käin siis läbi natukene hiljem. Miks siis ikkagi Sotsiaalkindlustusameti alla see teenus loodi? Põgusalt sai mainitud kohtuid, et tõepoolest vaidlevate vanemate juhtumid on niivõrd konfliktsed, et pahatihti ei jõua ka kohtus need vanemad sellise resultaadini, mis siis tagaks lastele võimalikult sobiva lahendi ja perelepitus aitab nendel vanematel tulla siis ühise laua taha ja leida see keel, kuidas siis üksteisega kokku leppida lahendusi, mis siis toetaksid nende ühist last või lapsi. Et selle sihtrühma ma mainiks ka korra veel ära, et tegemist on siis 2 lapsevanemaga, kes siis ühiselt kasvatavad last või lapsi ja antud juhul me räägime siis bioloogilistest vanematest. Ja
lisaks on siis tänane teenus ühtselt koordineeritud, kui varasemalt eralepitus oli kättesaadav peaasjalikult kas siis lepituse ühingu kaudu või siis tuli ise guugeldada leida, siis riikliku perelepitusteenuse kasuks räägib see, et meil on keskne koordineerimine, meie koostööpartnerite ehk lepitajate ring on täna 34 lepitaja suurune ja on siis lepitus kättesaadav üle Eesti. Ehk siis kõikides nendes linnades, kus on kohtumajad, on ka teenust võimalik osutada. Ja samuti on siis sellisele riiklikule koordineeritud süsteemile tagatud järelevalve ehk siis kogu see ahel, kuidas siis pere teenusele jõuab ja sealt väljub, on nii-öelda jälgitud ja vastab siis riikliku perelepitusteenuse seadusele. Siin all nüüd on kohe link, mis viib meie riikliku perelepitusteenuse lehele. Seal on kättesaadav ka taotluse vorm, ehk siis selleks, et üldse teenusele jõuda, tuleb siis vanematel esitada meile taotlus ja seda teevad mõlemad vanemad eraldi. Tuleneb see jälle siis perelepitusteenuse seadusest, mis siis ütleb, et mõlema vanema puhul peab olema nõusolek ja teenus on vabatahtlik. Kindlasti me kontrollime taustinfot ja selleks, et siis hinnata selle pere teenusele sobivust, peame me teadma, kas varasemalt on laste suhtes olnud hooletusse jätmist, kas vanemate vahel võib olla lähisuhtevägivald, mis on siis niivõrd akuutne, et üks osapooltest kardab teise vanemaga ühises ruumis viibida ja kolmas erijuhtum on see, kui üks vanematest on siis psüühikahäire või intellektipuudega, ka sellisel juhul me peame kaaluma, kas suunata teenusele näiteks koos kaaslepitajaga või leida muid lahendusi, sest meil on tulevikus kättesaadav ka erijuhtumitele suunatud siis vahelduv lepitus, mis tähendab seda, et kõrge riskiga vanemate puhul saab lepitust viia läbi eraldi ruumides. Tänane võimekus peresid teenusele saata piirdub sellega, et lepitus viiakse läbi ühises ruumis vanematega ja vajadusel lepitakse siis kokku mõned eraldi seansid või siis kasutatakse kaaslepitaja abi, mis siis tähendab seda, et lepitust viivad läbi 2 lepitajat ja aitavad hoida seda lepitusruumi võimalikult neutraalsena ja tagada siis vanematele see turvalisus. Peamised komponendid, mis seal teenusel peavad olema tagatud, ongi siis konfidentsiaalsus, turvalisus, erapooletus ja vanematel on tegelikult iga hetk võimalik see teenus katkestada. Ja kui teenus on vanematele tasuta, siis sinna kuulub nii näiteks 5 lepituskohtumist, pluss kaasatakse ka lapsi. Ja laste ärakuulamise mõte on siis, me nimetame seda laste kaasamiseks, et laste kaasamise mõte on siis anda lapsele hääl, see tuleneb jälle meil seadusandlusest ja laste õiguste konventsioonist, et menetlusprotsessis oleks siis ka laste sõna sekka öeldud. Ja siin juba saavad osaleda päris väiksed lapsed, ütleme seal alates 3 aastast, kes räägivad ja ei ole välistatud ka väiksemate puhul siis vaatluse vormis vaadata, kuidas siis laps ühe või teise vanemaga suhestub. Kui nüüd rohkem sügavuti vaadata perelepitaja pädevustesse, siis täna meil on lepitajate seas
jah, on lepitajate seas siis erineva taustaga inimesi, kelleks siis võivad olla kas õigusalase, sotsiaalvaldkonna või ka sotsiaalpedagoogika eriala inimesed ja kindlasti peavad neil siis olema kõrgharidus eelnevalt. Me oleme välja toonud siia slaidile ka isikuomadused, mis on olulised, empaatiavõime, koostöö, kaastundlikkus ja nii edasi, selleks, et kõrge konfliktiga pere puhul siis jõuda resultaadini, peab siis lepitaja haldama ka vastavaid tehnikaid ja lepitajate väljaõppe käigus on neid siis usinasti praktiseeritud. Et meie lepitajate seas on siis suurem osa küll Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud väljaõppe saanud lepitajad, aga riikliku eksami alusel oleme siis võtnud ka lepitajateks mujal lepitusväljaõppe saanud inimesi, kes siis on läbinud 160 akadeemilise tunni raames lepituskoolitust. Ja peale kvalifikatsioonieksami sooritamist on siis võimalus olnud kandideerida meile koostööpartneriks. Veidi statistikast, et sai mainitud, et alates 1. septembrist 2022 on siis seadus jõustunud ja selle ajaga on meile pöördumisi tulnud siis perelepitusküsimustega üle 1800. Nendest oleme siis riiklikule perelepitusteenusele määranud 417, mis siis tähendab, need on paarid, ütleme nii, et 417 pere on saanud abi ja sealhulgas siis kohtumääruse alusel on neid peresi 79. Ja see erinevus on siis kohtumääruse alusel või siis perede vabatahtliku taotluse puhul, et kohtumääruse puhul me ei küsi vanematelt eraldi enam nõusolekut, vaid suuname nad otse teenusele. Küll me teeme ära siis hindamisprotsessi ja vaatame taas lähisuhtevägivalla, psüühikahäire ja laste oletusse jätmise tausta. Ja kui vanemad tulevad taotlusega, siis on juba need küsimused märgitud taotluse peal, et vanemad annavad siis kinnituse, et neil ei ole pooleli olevaid kohtumenetlusi ja nad on siis teadlikud nendest perelepitusteenuse seadusest tulenevatest nõuetest selleks, et siis perelepitusteenust saada. Ja tänaseks on meil lõppenud menetlusi 204. Need on umbes pooled, menetluse pikkus on, me prognoosisime umbes 4 kuud, aga need võivad kujuneda väga erinevateks, sest lepitusmenetlus võib siis lõppeda eduka lõppemise puhul vanemuskokkuleppega või siis mitte eduka lõppemisel on edutuse tõend. Ja mis see tähendab edutuse tõend? Edutuse tõend on see, et riikliku perelepitusteenuse seaduse paragrahv 13 alusel on siis lõppemise alused, et esimene lõppemise alus ongi vanemuskokkuleppe sõlmimine, kus siis vanemad on allkirjastanud kokkuleppe ja suhtluskord ja elatis kuuluvad siis täitedokumendi alla, ülejäänud kokkulepped lähevad neil siis omavahelise nii-öelda kokkuleppe alusel täitmisele, ehk siis meie saame nagu seaduse alusel täitedokumendina kinnitada, Sotsiaalkindlustusamet kinnitab ainult elatise ja suhtluskorra küsimused. Nüüd, kui lepitus lõpeb edutult, ehk siis vanemad ei jõua kokkuleppele ja nad ei sõlmi omavahel siis vanemuskokkulepet, siis me lõpetame menetluse edutuse tõendiga. Ja edutuse tõendi aluseid on 6, et seal on siis võimalik kas siis ühepoolselt katkestada või üks vanematest näiteks kolib, lahkub riigist või siis on muud asjaolud, mis siis ei võimalda lepitust jätkata, et vastavalt seaduse
paragrahvi punktidele me anname siis välja selle tõendi. Ja alates 1. juulist 2023 jõustub siis riikliku perelepitusteenuse seaduse alusel ka hooldusõiguse küsimuste vaidluste paragrahv, mis siis tähendab seda, et kohtud saavad määrata meile lisaks suhtluskorra ja elatise küsimustele ka hooldusõiguse vaidlusega peresid. Tõin välja ka ühe joonise, et paremini aru saada, et mis siis juhtub perelepituses. Sageli, kui vanemate vahel on see vanemlik suhe lõppenud või ütleme, partnerlussuhe on lõppenud ja seda aetakse segi vanemliku suhtega ja kui nad kasvatavad neid alaealisi lapsi, siis nad peaksid nagu omavahel jõudma kokkuleppele olulistes küsimustes, et laste heaolu oleks edaspidi kaetud. Ja see on üks põhilisi raskuskohti, mida siis ka perelepituses tuleb lepitajatele, vanematele selgitada, et kuidas tulevikus siis last ja laste huvi silmas pidades neid vanemlikke kokkuleppeid omavahel sõlmida. Ja siin on ka väike võrdlus perelepitus versus pereteraapia, mida siis aeg-ajalt aetakse segamini, et on raske aru saada, et mis on see lepitus ja mis on teraapia. Lepitus siis ei aita mitte vanemaid omavahel uuesti nii-öelda kokku saada, vaid vastupidi, aitab siis vanematel paremini toime tulla eraldi leibkondades ühiseid lapsi, ühiste laste kasvatamisel. Ja tõin siin välja ka siis perelepitusteenuse põhjused, et miks see siis ikkagi sellisel kujul täna teenusena on nii oluline, et on lausa lisatud riiklikusse teenuse valikusse, on kohtute vaidluste maht, mis on aastas 3000–4000 pere, mis siis puudutab teadmata arv rahulolematuid lapsi. Ja kui vaadata kas järgmist punkti, et Sotsiaalkindlustusameti kaudu pakutakse saavad siis elatisabi 5000 üksikvanemat, et see näitab, et see sihtrühm, kes sellist teenust vajavad, on päris suur. Ja kohtuid juba sai ka mainitud, et need menetlused on pikad, kulukad, hästi emotsionaalselt rasked vanematele ja siin siis perelepitusteenus on kohtunikele esmane valik saata siis vanemad lepitusse enne, kui hakatakse siis kohtus vaidlema neid küsimusi. Ja kindlasti on ka nende konfliktide tulemusena lastel suurenenud siis nii vaimsed kui siis ka ütleme käitumisprobleemid on tervisemured tekivad sellistest vanemate lahkuminekuga kaasnevatest tülidest, nii et eesmärk on väga õilis. Ja siin ka väike joonis siis sellest lepitusteenusele jõudmisest, et saab siis tõesti vanem teha kas siis iseteeninduse kaudu avalduse. Hästi oleme teinud koostööd ka lastekaitsetöötajatega, et nad soovitaksid teenust, on kursis ja kohtumäärused. Ja see tulemus siis lepituse lõppedes tulebki lepitajatelt, mille alusel me siis väljastame need tõendid. Et ma jätan siin vahele selle teise ja kolmanda etapi, sest vaatan kella, et kolleeg võtab järgmise teema üle ja leppisime kokku, et umbes 20 minutit on see minu ettekanne. Toon siis välja ka info leidmise allikad, et üks oli siis meie Sotsiaalkindlustusameti koduleht, riikliku perelepitusteenuse koduleht ja teine on tarkvanem.ee koduleht, kus on hästi palju head materjali nii lahkuminekus kui perelepitusest, kaasa arvatud siis erinevad trükise materjalid ja samamoodi pakuksin siis raamatukogudele välja plakateid, mida meil on trükistena valmis,
et kes on huvitatud, et kindlasti sellest teada anda. Ja see slaid oli nüüd tehtud mõttega, et anda teile kaasusi, leida siis vastuseid meie materjalidest ja seadusandlusest nendele küsimustele. Kuna aeg saab täis, siis need küsimused jäävad teil endal läbimõtlemiseks. Osadele küsimustele ma olen juba vastused andnud siin esitluse sees. Ja võin kohe ära öelda, et siin kolmas küsimus on, kas perelepitusse kaasatakse kolmandaid osapooli, siis ei kaasata, kuna lepitus toimub siis vanemate vahel ja kui me hakkame hooldusõigusküsimusi lahendama, siis ainult nende ühise hooldusõigusega vanemate vahel saab siis toimuda nii-öelda lepitusmenetlus, aga suhtluskorda ja elatist me saame siis suunata teenusele ka need vanemad, kellel siis hooldusõigus on kas siis ainuhooldusõigus või osaline hooldusõigus vara või isikuhooldusküsimustes, aga nad peavad olema ema ja isa, ehk siis need kanded peavad rahvastikuregistris olema tehtud. Ja kohtuprotsessi kohta mainisin ka, et tegelikult vanemad kinnitavad siis taotlused, neil ei ole poolel olevaid protsesse ja kui pere tuleb teenusele, siis kohus peatab. Et riikliku perelepitusteenuse seaduses saab seda lugeda ja siin on siis ka meie tiim värskelt juhtivkoordinaatoriks saanud Liilia Mänd, ülejäänud on koordinaatorid ja teenuse juht Riia Uudeküll. Aitäh! Jah, kui on küsimusi, siis palun, kui Agne lubab, et siis mõned küsimused võin ka võtta. Nii, aga tundub, et ma praegu ei näe, et oleks käsi üleval. Siis ma lõpetan jagamise ja annan Agnele sõna üle, palun. Ja suur aitäh, Sigrid, sulle. Tere ka minu poolt. Mina olen siis Agne Kiviselg ja lõpetame selle tänase teema siin hoopiski pensionidega. Panen oma ekraani ka kohe jagama. Nii. Selle ma saan alla panna. Kas keegi saab mulle öelda, et on slaidid ilusti näha? Ja. Siis mõtleb väga hea. Nii, ja lähme siis veel pensionide juurde. Mina olen siis Sotsiaalkindlustusameti, pensionivaldkonna juht, kureerin siis pensionivaldkonna tiimi tööd ja see esitus, mis te täna siin nüüd näete, on mõnevõrra erinev sellest, mis te nägite minu kolleegide poolt, sellepärast, et pensionide puhul need digilahendused tegelikult, mis on kõige sellised innovaatilisemad ja tulevad tegelikult siin oodetavasti selle aasta lõpus juba esimesed neist ja sellepärast see tänane kohtumine oli natukene liiga vara, et me saaksime seda tõeliselt innovaatilist lahendust näidata. Aga siiski üht-teist digilahendustest ja pensionidest on mul teile näidata. Kõigepealt tegelikult ei saa me üle ega ümber meie enda kodulehest ja nagu te näete, siis see pensioni temaatika on Sotsiaalkindlustusameti kodulehel tegelikult üsna selline massiivne, sest pensioni teema iseenesest juba on väga lai. Me oleme koondanud kokku nii palju erinevat infot kui võimalik ja tegelikult ma julgen öelda, terve Sotsiaalkindlustusameti üleselt, et me seisame hea selle eest, et info, mida me teenuste, hüvitiste, toetuste kohta esitame, on alati võimalikult inimkeelne, lihtsasti arusaadav ja siin seda infot tegelikult on. Ma panin sellise väikese märke tegelikult siia juurde, mis puudutab pensioniga seotud blankette. See on mul siin slaidil ka, et erinevaid blankette, avaldusi, kaaskirjade vorme, mis pensioneid puudutab, on meil kodulehel üksjagu. Hetkel on need täidetavad nii-öelda Wordi failidena, on PDF-idena. Igasuguste avalduste jaoks tegelikult on Sotsiaalkindlustusametil erinevad viisid, kuidas neid meil esitada klienditeeninduses, emaili teel, suhtluse kaudu. Aga loodame tegelikult seda, et juba mõne aja pärast saavad igasugused avaldused ka juba veelgi proaktiivselt
intuitiivsemaks, meie iseteeninduses näiteks täidetavamaks, et oleme uuendanud siin need avaldusi eelmise aasta lõpuga ka märgatavalt ja teinud need võimalikult klikatavaks, sellised intuitiivselt valitavaks, aga kogu see temaatika tegelikult uueneb ka ja loodame, et üsna pea. Nii, aga 2 teemat, millest ma teile siin räägin, on siis eesti.ee pensionikalkulaator ja lisaks siis esituse lõpuosas ka Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusportaalist just nimelt siis pensionide vaates. Aga riigiportaalis eesti.ee-s asub siis tegelikult vanaduspensioni kalkulaator. Ma usun, et tänaste kuulajate seas võib olla tegelikult inimesi, kes on seda kalkulaatorit külastanud või sellest vähemasti kuulnud. Usun ka seda, et teie seas on neid, kes ei ole seda tegelikult kunagi külastanud. Aga selline väga hea andmestikuga, teie enda kohta käivate andmetega eeltäidetud kalkulaator on olemas, on kasutatav ja kuna see on isikustatud andmetega, on sellesse vajalik sisse logida ja see on eeltäidetud nende andmetega, mis tegelikult siis meil ehk Sotsiaalkindlustusametil on teie kohta teada ja samamoodi pensionikeskusel. Pensionikeskus tuleb mängu siis isikute kogumispensionid, on see siis 2. sammas või 3. sammas nende puhul. Nüüd 2 erisust on selles osas, et see kalkulaator on kasutatav ja informatiivne inimesele ükskõik mis vanuses. Nüüd, kui meil on inimene, kes on juba pensionil, ta saab pensionit, tal on pension määratud, ta saab vaadata seda pensionisummat esiteks loomulikult, aga ka detailset ülevaadet, et millest tema tegelikult pension koosneb, kuidas see summa on saadud, mis talle on määratud. Ja kes veel on täiesti vitaalne tööealine inimene, kellele pensionit veel määratud ei ole, siis saab samamoodi ükskõik mis vanuses ülevaate tänaseks hetkeks kogutud pensioniõigustest ja milline see pensionisumma tänases väärtuses tegelikult kujuneks. Ma jagasin selle kalkulaatori tegelikult siia erinevates slaididel erinevateks vaadeteks. Ma ütlen kohe ära, et minu need siin toodud infod on veidikene muditud, sellepärast, et olen pidanud arusaadavatel põhjustel tegema siin korrektuure isikuandmetes ja teile endale loomulikult avaneb selline ühte vaade, kus te kerite lehti ülevalt alla, et praegu te näete siin järgemööda erinevaid slaide. Kalkulaatori üleosas on meil täidetud kõik isikuandmed. Näete ka seda, et kalkulaator kuvab inimesele seda, millal on ta teise sambaga tegelikult liitunud, kui ta seda on. Ja oluline siin on see, et kuvatakse ka seda, millal inimesele saabub vanaduspensioniiga, kes on juba pensionil, näeb siin kuupäeva, millal ta pensionile nii-öelda siis läks. Selles kalkulaatoris on tulemas väga oluline uuendus, tulenevalt siis muutunud seadustest, nimelt sellest, et inimesed, kes on sündinud pärast 61. aastat, nende vanaduspensioni iga hakkab sõltuma keskmisest elueast. Ja see tähendab, et see pensioniiga on natukene, võime öelda siis selline ujuv ja see kalkulaator hetkel kuvab kõige kõrgemat teadaolevat vanaduspensioniiga, mis on siis 65 eluaastat. Et nooremate inimeste jaoks, kellel pensionipõli seisab alles ees, nende jaoks selline uuendus on alles tulemas. Lisaks, mida siin kalkulaatoris siis näeb, on see, et kalkulaatoris tegelikult saab märkida selliseid pensionile minemise tingimusi. Siin saab mängida läbi soodustingimuste olemasolu. Soodustingimused räägime siinkohal siis laste kasvatamisest, mis võimaldab inimesel minna vanaduspensionieast varem pensionile. Inimene saab mängida siin läbi pensionieast varem või ka hiljem, ehk siis edasi lükatud pensionile minemise. Pensionile mineku kuupäev on samuti muudetav ja siin selles osas näitan hiirega, kus on soovin pensioni peatamist. Just nimelt see kalkulaator võimaldabki inimestel nii-öelda läbi mängida, prognoosida, millist tulemust annaks see võimalus, mis tegelikult 2021. aastal kõikidele pensionil olijatele loodi. Nimelt see, et inimesel on endal võimalik avalduse alusel, avaldus siis meile, Sotsiaalkindlustusametile, tal on võimalik peatada kas poole või kogu oma pensioni väljamaksmine selleks, et peatatud osale koguda suurendusprotsenti. Ehk see kalkulaator
Siin need läbimängimisi protsendi suhtes võimaldab teha, millist siis tulemust mingiks ajaks peatamine annab, aga mainin ära, et kalkulaator opereerib alati käesoleval aastal teadaolevate alusandmete põhjal. Et kui need prognoose tehakse pikemaks ajaks ette, siis tuleb olla tegelikult teadlik, et alusandmed on ju tänases väärtuses. Kui teha juba prognoose järgmiseks aastaks, siis need alusandmed on juba ka uued. Oluline nüanss, mida ma mainin ära tegelikult on see, et kellel ei ole veel pensionit määratud, siis laste andmed automaatselt siin täidetud ei ole ja laste kasvatamine tuleb ise kalkulaatorisse sisestada selleks, et prognoosida oma pensionisse ka siis laste kasvatamisest saadava pensionilisa suurust. See laste lisamine ei ole üldse keerukas. Lisalaps nupu alt tuleb märkida siis lapse sünniaasta ja valida, millist pensionilisa oma pensionisse soovitakse prognoosida. Kellel on juba pension määratud, näeb loomulikult laste kasvatamist ka eeltäidetuna sellisel kujul, nagu tema pensionisse arvestatud on. Kogu see laste temaatika selle uue innovaatilise lahenduse valguses, millest ma juba teile põgusalt eelinfot andsin, mis meil aasta lõpus loodetavasti jõuab kasutusse, on see, et pensioni õigusliku staaži sisestamise lahenduse puhul on ka see laste selline info juba ka samuti proaktiivsemalt inimestele esitatud. Natuke läheb seda vaadet edasi veel, näete päris palju selliseid tehnilisi välju, numbreid, aga oluline on see, et väärtused on enamikes nendes lahtrites ise muudetavad selles kalkulaatoris ja miks see nii tegelikult on, et see kalkulaator ongi loodud nendele inimestele, kes ei ole veel pensionil, sellise prognoosi vahendina, et ta saaks prognoosida seda, kuidas tema tööelu jätkub, milline tema pensioni suurus võiks tegelikult tulevikuks olla. Tõmbasin ümber kollase kasti avaliku teenistuse staaži aastatele, kuna see on selline temaatika, mis on meil siin hiljaaegu olnud rohkem aktuaalne ja mainin siin ära kohe selle, et kes ei ole pensionil, siis avalikus teenistuses töötamine ei ole Sotsiaalkindlustusametile automaatselt teada. See info siin sisestatud ei ole. Juhul, kui teie valduses ei ole olnud avalikus teenistuses töötamise teenistuslehte ja see meile esitatud ei ole. Kui teenistusleht on välja päritud, on esitatud, andmed on sisestatud, siis on siin ka info ära toodud. Aga nagu ma eelnevalt ka ütlesin, prognoosi võimalusena see kalkulaator töötab, kui te teate oma avalikus teenistuses töötamise aastaid, kuni siis 2018. aasta märtsi lõpuni see lahter võimaldab ise käsitsi selle numbri siia sisse kirjutada ja neid prognoose tegelikult ikkagi pensioniks teha. On toodud ära ka teie teise ja kolmanda samba, juhul loomulikult, kui need lisavõimalused teile olemas on, ka nende sammaste koguväärtus tänases vääringus. Selle info siia kalkulaatorisse kuvatakse siis pensionikeskuse andmete põhjal. Pensionikeskus on siis ametlik registripidaja teise ja kolmanda samba teemadel. Lähme edasi. Mida veel põnevat siit näeb? Näeb siis tegelikult ka staaži väärtuseid, staaži numbreid ja mainin ära olulise teadmise veel. Nimelt, kui me räägime pensioni õiguslikust staažist, mis on siis kuni 98. aasta lõpuni. Oluline nüanss on see, et selles kalkulaatoris võib olla täiesti kuvatud väärtus 0. Ja seda sellisel juhul, kui inimene on tegelikult töötanud, õppinud, meesterahvaste puhul ka see tegelikult sõjaväes teeninud enne 99. aastat ja ta ei ole selle kohta seda pensioniõiguslikku staaži tõendavaid dokumente Sotsiaalkindlustusametile veel ära esitanud, siis need väärtused siin kalkulaatoris ka esitatud ei ole. Kui meile saab ära esitatud näiteks tööraamat, kui see puudub, näiteks kooli lõpudiplomid, hinnetelehed, töölepingud, võimalusi on väga palju. Need andmed vaadatakse üle, menetletakse ära, teile tuleb ka selle kohane teavitused, teie staaži andmed on menetletud ja sisestatud ja siis nähtuvad need siin ka kalkulaatoris teie jaoks.
Sinise kastikesega näete siin kindlustusstaaži ja siin on väärtused kõik automaatselt olemas, sest staaži arvestamine alates 99. aastast läks meie kõigi jaoks palju automaatsemaks, sest pensionikindlustusstaaži arvestatakse siis inimeste puhul teie töötasult laekunud sotsiaalmaksu alusel. Kõik need andmed on eeltäidetud, need on riigile kenasti teada. Ja siin on teil näha ka see, et kui te klikite kalkulaatoris olles nendele infomullidele, mis siin igasuguste väärtuste ja lahtrite kõrval on, te näete, et teile avaneb siit detailsemat infot, et kui see nii-öelda toodud lühikene tekst on liiga tehniline, infomullide alt saab tegelikult rohkem selgitusi. Ja kui kerida seda kalkulaatorit allapoole, siis te näetegi arvutust, kuidas siis tegelikult see pension kokku arvutatakse. Panin siia ümber sellise väikese kasti, sellepärast, et me oleme just vahetult aprilli alguses ja aprilli algus tähendab seda, et kõiki riiklikke pensionid indekseeritakse. Viiakse siis tasakaalu tegelikult tarbijahinnaindeksi ja elukalliduse tõusu kasvuga ja pensionide indekseerimine just 1. aprillil tegelikult aset leidis ja see kalkulaator just vaatasin ka andmeid. Saavutab väga suurt populaarsust tegelikult just märtsi lõpus, aprilli alguses, kui seda kalkulaatorit kasutatakse väga palju oma uue indekseeritud pensionisumma vaatamiseks. Ja pensionide indekseerimine mõjutab siiski loomulikult siis baasosa ja tegelikult kokkuvõttes ka teie staaži, kindlustusosa ja ühendosa. Panin siia kõrvale sellise täiendava infona tegelikult väga kauni värvilise valemi illustreerimaks tegelikult, mis on see valem, kuidas kõiki riiklikke vanaduspensioneid arvutatakse ja kuidas need numbrid tegelikult ka siia kalkulaatorisse saadakse. Täpsemat infot selle arvutuskäigu ja lahtiseletuste kohta ka täiesti eluliste lihtsate näidete põhjal leiate siis meie kodulehelt pensionide arvutamise alt. Arvutamise puhul, nii, mul oli siia toodud veel ka, et mis on aastahinne ehk siis tegur, millega kõik need staažiosad, kindlustusosad, ühendosad tegelikult läbi korrutatakse. Ja mida näeb siit veel? Lõpuosas on siis ära toodud tegelikult 3 erinevat sellist võimalikku suurust. Kui me räägime esimesest sambast riiklikust vanaduspensionist, näete seda suurust sellest väljast. Teise samba puhul suudab see kalkulaator teie teise samba koguväärtuse põhjal teha sellise hästi lihtsa igakuise teise samba pensionimakse arvutuse. Panin siia kõrvale selle selgituse, kuidas see loogika siinkohal on. Teie teise samba koguväärtus, kui teil teine sammas on olemas, kui see nii-öelda rahaga veel on olemas, siis kogu see summa jagatakse perioodiga 224 kuud. Tegelikult, nagu me kõik ju teame tänaseks hetkeks, siis kogumispensioni puhul neid kasutusele võtuviise on juba tänaseks hetkeks ju palju rohkem. Meil on ühekordne väljavõtmine, osaline väljavõtmine, eluaegsed pensionilepingud, tähtajalised, et see kalkulaator kuvab lihtsalt ühte sellist, ütleme keskmist võimalust. Kolmandat sammast, kui see teil olemas on, kolmandat sammast paraku käesoleval hetkel see kalkulaator sellise kuupensionina arvutada teile ei suuda. Nii, ja üks oluline asi sellest kalkulaatorist siinkohal veel on loomulikult nende numbrite kõrval, on oluline ka staaž. Inimesi kõiki see huvitab ja selle kohta on detailne vaade olemas ka siis eesti.ee-s. Te leiate kalkulaatori allusest nupu pensioniõigusliku staaži õiend. Ja siin, nagu te näete sellest tabelist, on detailset infot iga inimese kohta olemas. Mainin siin ära täpselt sama asja, et alates 99. aastast staaži kohta andmed kindlasti olemas, kindlasti täidetud, sest kõik see teadmistik tuleb meile automaatselt, sest aluseks on teie töötasult tasutud sotsiaalmaks. Nüüd siin, samuti selles staaži andmestikus ei pruugi olla olemas automaatselt andmeid teie töötamise või õppimise kohta enne 99. aastat. Ja siinkohal ongi siis oluline see, et need saavad siia tekkida siis, kui te olete ära esitanud Sotsiaalkindlustusametile oma tööraamatu ja kõik need muud dokumendid, mis pensioniõigusliku staaži tõendamiseks võivad olla vajalikud. Kui need on esitatud
on kalkulaatoris ka pensionistaaž kuni 98. aasta lõpuni täidetud. Näete siit veel ka kõiki neid kindlustusosakuid, mis on teil kogunenud, näete staaži kogusummat. Siin on ühe päris korraliku pensionistaažiga inimese näide mul toodud, kellel on olemas ka töötamist, õppimist enne 99. aastat, pärast 99. Ta on olnud meil tegelikult ka ametnik ja kogu see andmestik on siin üksikasjalikult siis ära toodud. Saate vaadata, mis on teada, mida on veel vaja täpsustada. Nii. Ja teine oluline osa on siis, nagu ma mainisin, tegelikult meie enda Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusportaal. Meil on tegelikult iseteenindusportaalis rohkem teenuseid ja rohkem võimalusi. Mina täna keskendun enda ampluaale ehk siis räägin teile pensionidest ja mis võimalused on meie iseteeninduses just nimelt siis pensionide suhtes. Agne, ma korra küsin, et kui kasutajad või nendel kuulajatel on käsi püsti, et kas sa võtad vahele küsimuse või võtad Võin lõpus? ikka võtta. Vabandust, ma lihtsalt ei näe, kuna ma jagan üle ekraani. Kuidas te tunnete? Võime vahele võtta või võime lõpus ka küsida? Kuidas teil endal on parem? Kui kellelgi on ju käsi püsti, ma ütlen, et võib kohe ära küsida. Laili. Mul oli lihtsalt üks kiire küsimus, et kas selle pensionistaaži peale 99. aastat, kas seal kajastuvad ka kõik võlaõiguslikud lepingud nagu käsunduslepingud ja töövõtulepingud ja sellised asjad, mis ei ole otseselt tööleping? Absoluutselt, sellepärast, et pärast 99. aastat on aluseks ametlik töötamine, maksude maksmine, millises vormis nii-öelda seda töösuhet on peetud, ei ole oluline. Kõige olulisem on maksud on makstud, sotsiaalmaks on makstud. Selle tulemusel, selle alusel siis arvutatakse pensionikindlustusstaaž. Ehk siis meiesugustel on kõige keerulisem lihtsalt tõendada seda, mis nad tegid enne 99. aastat. Absoluutselt, sest seda kõik... Ja, absoluutselt, sest seal on oluline ikkagi see dokument siis, millest siis nähtuks see töösuhe ja kindlasti siis ka see periood. Jaa, sest ma mäletan, et kuidas põletati tööraamatuid. Oi, me ei taha sellest kuulda. Ma loodan, et mitte keegi teist ei ole neid põletanud. Jaa, see oli Tartu linna Raekoja platsis. Me oleme kuulnud õudusjutte sellest, me ei usu ise ka, et kas tõesti on olnud see võimalik. Jaa, ega ma isegi ei tea, kus mu enda on. Aga kui tõesti, ma mainin ära, kui nüüd on tõesti juhtunud selline asi, et mingid dokumendid on meile veel edastamata ja on toimunud mingisugused talgud, kus need tööraamatud on põletatud, siis kõik ei ole tegelikult kadunud. Sotsiaalkindlustusameti poole julgelt pöörduda, aitame inimest arhiividest päringute tegemisel. Need võimalusi on erinevad kuni selle viimase õlekõrreni, milleks on tegelikult tunnistajate kasutamine. Ehk siis tunnistajate olemasolul saab samuti töötamist tõendada, aga seda mainin ära juhul, kui nendel tunnistajatel peab olema vähemalt 2 ja neil endal peavad olema kõik nii-öelda paberi mõttes korras. Nojah, see on lihtsalt väga keeruline, sest et nii-öelda seda nõukaajast, seda sa enam ei tõenda, mida sa seal töötasid või ei töötanud. Sellega on jah, selles mõttes, et mõned asjad võivad olla ka arhiividest juba hävinenud või ettevõtted likvideeritud, nii ongi. Et selle tööraamatu asjaajamisega. Siin on selline, tuleb leida kuldne kesktee. Viimasel hetkel seda asjaajamist ei tasu jätta, kui see pensionile minek juba nii-öelda on valitud, et see seisab ukse ees. Liiga vara ei ole ka mõtet, sellepärast, et kuna tööraamatute nii-öelda läbimenetlemine on täielik käsitöö meie jaoks, siis siin on lihtne see loogika, et kellel pensionile minemine on tegelikult üsna pea ukse ees, need inimesed on eelisseisus ja kui näiteks inimesel on pensioniani 20 aastat aega, aga tema tahab oma tööraamatu ära esitada, siis ta lihtsalt peab natukene ootama selle ajani, kuni me jõuame selleni. Aga üldine üleskutse endal kindlasti võiks kõik dokumendid olla kindlas kohas, teate, kus need on, sest neid läheb vaja. Kas teile saab nagu meili teel saata need siis või kuidas? Absoluutselt. Skännida sisse kuskile? Jaa, täpselt nii. Meie kodulehelt, kui te valite selle pensionisaki sealt ülevalt, te näete, on täiesti pealkiri tööraamatud või tööraamatute esitamine. Võimalusi on erinevad. Meiliga sisse skänneerida, suhtlusesse üles laadida.
näitan teile seda kohe, tuua koha peale, et neid võimalusi on erinevad, oleme teinud nii mugavaks kui võimalik ja loodame tegelikult väga seda, et juba alates järgmisest aastast saab neid dokumente ka kohe täiesti meie iseteenindusportaali üles laadida, et see ongi meie suur selline innovaatiline lahendus, mille kallal me kõik tegelikult väga töötame. No vot seda me ootamegi. See tuleb. Nii, kas kellelgi on selle eesti.ee kohta veel küsimusi? Praegu on vist vaikus. Meil jääb mõned minutid jäävad kindlasti veel lõpus küsida. Kui te olete midagi kirjutanud sinna vestlusaknasse, siis vabandust, mina praegu ei näe seda, aga ma kindlasti vaatan seda. Hetkel seal ei ole midagi kirjutatud, et vist küsimusi ei ole praegu. Nii, aga meie iseteenindus ja pensionide vaates. Iseteenindusportaali sisse logimine, loomulikult siis vajalik, ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID, võimalusi on erinevaid. Ja kui siia sisse logida, avaneb teile selline töölaua vaade. Näete, vasakul menüüs on erinevad võimalusi. Kiired teated, mis oleme teile saatnud, on kuvatud samuti teile siin töölaual. Kui teil on mingi otsus koostatud, kui teil on mingi pakkumus koostatud, see kõik on töölaual näha. Aga räägin teile siis pensionide vaates. Siit külje pealt sakist näete valikut minu toetused ja teenused. Kui te selle valite, siis tegelikult kuvatakse teile siin kõik teiega seotud toetused ja teenused, mida te tegelikult siis Sotsiaalkindlustusametilt saate. Vahekaardil pension on kuvatud siis pensionide detailsem vaade. Esiteks on võimalik kõiki selliseid pensionihüvitisi teil võimalik filtreerida nimetuse alusel, kas see on praegu kehtiv toetus, on see juba lõppenud ja perioodi alusel, et seda ajalugu on siin tegelikult võimalik siis inimesel endal ka vaadata. Kui me näitame pensionit natukene täpsemalt, siis näete, sellises vaates on siis pensionisumma esiteks brutona siis inimestel kuvatud. Tõin selle näite sellepärast, et see on siin hea näide sellest, kuidas inimesel oli märtsi lõpuni, oli näete siin selline brutosumma suurus ja tal toimus, nagu ka kõikidel teistel, toimus 1. aprillil siis pensionide indekseerimine. Näete, tema pensioni brutosumma on hoopis uus alates aprillist ja näete, et see on siis tema kehtiv pensioni suurus ja see hüvitis siin on siis lõppenud hüvitis. See oli siis jaanuarist märtsini. Kui sellel kehtival pensionireal klikkida, siis avaneb jällegi natukene detailsem pensionide vaade. Näete siin hüvitise suurust jällegi brutos. Näete, et see on kehtiv, mis pensioniga on siin tegemist. Näete, et see on igakuine makse ja näete siin tegelikult ka siis makseviisi, kui makseviis on siin pangakontole. Näete siin pangakonto numbrit arusaadavatel põhjustel. Ma siin natukene kustutasin seda, et midagi ära ei ole tunda. Aga selline detailsem vaade siis siin on olemas. Nüüd, kui me räägime netosuurusest, siis on see kuvatud Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusportaalis valikus minu laekumised. Jällegi seal külgmises menüüs on see kenasti näha. Ja kuvatud on teile kõik laekumised, kus teie olete siis rahalise toetuse saajaks. Jällegi on võimalik filtreerida, vaadata siin sees asju täpsemalt. Kuvatakse teile kuu, millise kuu eest on saadud summat, mis on siis laekunud netona teile, tulumaks maha arvestatud, kui seda on. Selgitusse on toodud siis hüvitise liik ja millisele kontole on see väljamakse siis tehtud. Nii. Ja teine olu, tegene juba isegi rohkem, see on kõikide tegelikult Sotsiaalkindlustusameti teenuste puhul, ma usun, oluline on teie kontaktandmed siis meie iseteenindusportaalis. Suur palve tegelikult kõikidel inimestel on see, et kõik tahaksid ja sooviksid ja seisaksid hea ise selle eest, et hoida oma andmed nii-öelda riigi ees võimalikult värskena, alati uue ja värskena, sest nii on meil ootamatutes olukordades võimalik alati inimesega ühendust võtta ja ka kiirelt seda teha, et teie hüvitise maksmisega ei oleks takistusi, kui meil on vaja täpsustada pangakontot, mingit muud küsimust. Inimesed mõnikord jätavad meile teavitamata oma nimevahetused, aadressivahetused, et kõike seda tegelikult on teie enda heaolu nimel
oluline meil teada. Saate siin iseteenindusportaalis neid andmeid ise muuta, täiendada, et kindlasti vaadake üle, kas kõik on nii, nagu peab, kui ei ole, siis tehke muudatusi. Saate muuta ka seda pangakontot, millele siis Sotsiaalkindlustusamet teile hüvitisi maksab, aga panin siia kõrvale ka väikese infokillu, et me kasutame tegelikult ühe kontosüsteemi ehk kui me maksame inimesele erinevad toetused ja hüvitisi ja te esitate siia uue pangakonto, kuhu te tegelikult soovite hüvitisi saada, siis me eelistame seda, et kõik ülekanded tulevad ühele kontole, sellepärast ütleme inimese seisukohast, lihtsalt nende maksete ebaõnnestumise tõenäosus on tunduvalt väiksem ja jällegi see on inimese enda heaolu nimel samuti, et kõik hüvitised tuleksid ühele kontole. Kõige viimase valikuna näete siin tulumaksuvaba summa, mis on siis inimesele samuti kuvatud. Selle teema olen jaganud ära erinevates slaididele, sest see on natukene selline olulisem teema just nimelt alates siis sellest aastast. Nimelt, kui me räägime vanaduspensioniealisest inimesest, siis alates sellest aastast kehtib vanaduspensioniealistele isikutele tulumaksuerisus. 704 eurot on tulumaksuvaba vanaduspensioniealistele inimestele siis ühes kalendrikuus. Vanaduspensioniga 64 aastat, 6 kuud sellel aastal. Pensionilt kasutatakse seda tulumaksuvabastust automaatselt. Inimene ühtegi avaldust meile esitama ei pea, meie rakendame seda automaatselt. Mis on nüüd inimese roll? On selles olukorras, kui tema brutopension on väiksem kui see kohustuslik tulumaksuvaba summa, 704 eurot. Kui see on tal väiksem, ütleme on 504 eurot ja seda, nagu ma teile näitasin, saategi kontrollida meie iseteenindusportaalist. Kui tal on näiteks see 504 eurot, siis osa tulumaksuvaba summat jääb inimesel kasutamata ehk tekib maksuvaba summa jääk ja inimesel on õigus seda jääki kasutada teistelt meie poolt makstavatelt hüvitistelt, kui inimene neid hüvitisi meie poolt saab. Ja siin ta saabki seda märkida, et kas ta soovib seda kasutada või ei soovi kasutada. Kui soovi, siis on loomulikult inimesel, vanaduspensioniealisel inimesel, näiteks töötamise korral võimalik seda jääki kasutada töötasult, aga selleks siis avaldus ei käi läbi meie, vaid see käib läbi tööandja. Ja teine vaade on siis tööealise inimese kohta. Tööealistel inimestel kogu süsteem endiselt sama, nagu oli see ka varem, nimetame seda siis selliseks astmeliseks süsteemiks, kus tulumaksuvaba summa ühes kuud hakkab kahanema sõltuvalt siis sissetulekust. Aga oluline on siin jällegi see, et kui inimene saab, tööealine inimene, meie käest vanemahüvitist, pensionit või ka kahjuhüvitist, siis on tal võimalik seda tulumaksuvabastust, tulumaksuvaba summa 654 eurot, võimalik kasutada meie juurest ja ta saabki just nimelt selles vaates siin neid valikuid teha. Näiteks siin samas vaates on ta märgistanud soovin kasutada, et ta saab siia kirjutada siis selle numbrise sisse. Ja siin on toodud ka selgitus kõrval, et see info on päris detailne siin. Infomullidel saab klikkida. Siin on meil ära toodud ka tegelikult tulumaksuvabastuse kalkulaatori kiirviide, kus saab oma sissetuleku suuruse sisestada ja näha, milline õigus teil tulumaksuvabale summale ühes kuus on. Aga see vaade on siis tööealiste inimeste puhul. Ja viimane teema. Segan. Kaks küsimust on chati tulnud. Nii. Ma loen ühe ette, et Helle sooviks teada, mida täpselt tähendab kutseühingute liikmena tegutsemine, mida ja kuidas seda staaži puhul arvestatakse? Ma arvan, et see küsimus on praegu natuke liiga lai käsitlemiseks. Äkki siin, kas ma võin ka ise, kui ma esitluse lõpetan, kirjutada chati näiteks iseenda meiliaadressi ja me saame küsimust ehk niimoodi täpsustada. Ma pean selle korraks üle konsulteerima. Ja Malle tahtis ka teada, et kui ise pensionini välja ei vea, et kuidas siis lapsed teise samba rahad kätte saavad? Lapsed teise samba raha kätte on lühike kokkuvõte on see, kui teiega juhtub midagi hetkel, kui te ei ole oma teise samba raha puutunud, see raha lihtsalt on kogunenud seal sambas,
siis teine sammas on päritav nagu tavapärane pärimisvara. Alustatakse notariaalset protsessi, läheb pärimisele. Kui te olete oma teise samba kuidagi kasutusele võtnud, ühekordsena välja võtnud, oma arveldusarvele kandnud, pärida nii-öelda ju ei ole. Oleneb, kas see nii-öelda arvelduskontol olev raha saab teiste isikute kätte või mitte. Kui te olete kokku leppinud kindlustusseltsiga pensionilepingu ja teiega juhtub midagi selle lepingu nii-öelda ajal, siis vaadatakse seda, kas teie pensionilepingul on sõlmitud garantiiperiood või mitte. Garantiiperiood tähendabki seda, et te ise määrate lepingut sõlmides selle ajapikkuse, millise aja jooksul on olukord nii, et kui teiega midagi juhtub, siis garantiiperioodi lõpuni jäävate nii-öelda maksete kogusumma läheb teie pärijatele. Siin on hästi lihtne näide, mida ma olen alati toonud. Näiteks sõlmite pensionilepingu 15 aastat, garantiiperioodi määrate 10. Teiega juhtub midagi 5. aastal. 5 aastat väljamakseid läheb pärimisse, 5 aastat ei lähe, sest sellel ei ole garantiiperioodiga katet. Kui see sama näide, mis ma tõin, 15 aastat lepingut, 10 aastat garantiiperioodi, teiega juhtub midagi 11. aastal, garantiiperiood on lõppenud, järgmised 4 aastat makseid läheb riigile. Loodan, et võime ka sellel teemal võib-olla meilivahetuses vajadusel pikemalt diskuteerida, saan anda ka pensionikeskuse kontaktid, kes saab kindlasti teile kogu seda temaatikat veelgi üksikasjalikumalt selgitada. Lailile on küsimus. Ja. Kiire küsimus selle garantiiperioodi kohta. See tähendab seda, et kindlustusselts võtab ju selle pealt ka kindlasti tasu või? See tasu on tegelikult mingis vormis sisse arvutatud. Ma ei lähe ise seda teed, et ma hakkan täpselt kindlustusseltsi nii-öelda reegleid kommenteerima, aga inimeste jaoks on see tuntav selles, et teile välja arvutatud igakuine makse on mõnevõrra väiksem. See tasu ei tule otseselt igast kuust, et igast kuust ei peeta midagi nagu kinni, vaid see garantiiperioodi nii-öelda sõlmimise tasu on natuke teise reeglistikuga seal sees, et seda ei saa näha otseselt nii, et kui mul muidu oleks 50 eurot kuus, aga nüüd, kui ma garantiiperioodi panen, siis on 45 ehk 5 eurot läheb kohe kindlustusseltsile. See loogika on natuke meelevaldne, nii see ei ole. Aga tõepoolest igakuine makse on mõnevõrra väiksem ja see tegelikult on olnud väga paljudel inimestel ka aluseks selleks, et nad ei sõlmi seda garantiiperioodi. Kuid paraku hiljem seisavad silmitsi selle olukorraga, et kui nendega midagi juhtub, keegi seda raha ei saa. Ja ma ütlengi, et tegelikult riik võiks siin natuke muuta oma poliitikat, sest ma olen selle raha juba ise korjanud oma töö ja vaevaga. Siin on jah natukene neid... See õiglusruum siin taga on päris komplitseeritud. Kindlustusseltsidega tegelikult erinevad õigusaktid on täienenud tuntavalt võrreldes väga mitmete varasemate aastatega, aga kellel on endal küsimusi selle garantiiperioodi sõlmimise nende tingimuste kohta, siis Kodupank, kus te tegelikult teist sammast hoiustate või ka kolmandat või kindlustusselts annavad seda infot üksikasjalikult ja tegelikult seletavad seda väga hästi inimestele lahti. Oleme ise selle teemast hea seisnud, uurinud kogu seda teemat, et alati julgen öelda, küsige, kui teile jääb mingisuguseid tingimusi lugedes arusaamatuks see, et kust see tuleb, mis see tähendab, küsige üle. Ma ei saa aru, seletage lahti. Nii, aga küsimuse puhul mina näitan ära oma viimase slaidi. Iseteenindusportaali kaudu saab alustada Sotsiaalkindlustusametiga tegelikult ka suhtlust. See ei ole päris nii-öelda juturobot, aga see on väga kiire, mugav võimalus saata oma pöördumine Sotsiaalkindlustusametile ükskõik milliste toetuste, hüvitiste, teenuste teemadel. Kui te näete, siin kõrval vasakul on suhtluse teavitused, on olemas nupp alustanud suhtlust, saab valida siit teema, vajadusel täpsustava teema ja saategi siia sisusse kirjutada siis oma pöördumise, mis meieni jõuab. Meie selle nii-öelda oma meeskonna vahel tööülesandena ära jagame ja teile vastus ka iseteenindusportaali tegelikult tuleb.
rääkisime enne siin põgusalt igasuguste tööraamatute esitamisest. Just nimelt selle suhtluse kaudu on võimalik esitada ka meile faile. Kui meil on näiteks ongi tööraamat teemaks, siis tööraamatut saab värvilisena skanneerida või ülesse pildistada ja need failid meile samamoodi suhtluse kaudu edastada. Ütlen kohe ära, tööraamat peab olema kaanest kaaneni, värvilised, korrektsed, ilusad pildid, selged, siis me saame need menetlusse võtta. Kui me näeme, et midagi on puudu, midagi ei ole nii hästi, nagu võiks olla, teile kindlasti märgutatakse sellest tagasi, et tehke vajadusel uuesti, siis me saame edasi tegutseda. Aga just siis selle suhtluse kaudu Sotsiaalkindlustusametile saab pöördumisi edastada. Tõenäoliselt tundub kiirem viis, kui saata e-mail, sest on ka natuke selline personaalsem, tundub rohkem nagu selline juturoboti laadne võimalus. Ja nagunii, kui te olete oma hüvitisi siin vaatamas selles vaates, oma kontaktandmeid korrastamas, millegi kohta tekib küsimus sellest samast keskkonnast, saategi kohe meie poole pöörduda. Ja see oli minu viimane slaid ja ütlengi teile aitäh. Siin on olemas ka minu aadress. Ma võtan slaidide eest nüüd ära ja vaatan korraks seda küsimust, mis oli meil chatis olemas ja saame ehk seda teemat siis, saame seda teemat ehk võib-olla meilidel täpsemalt edasi rääkida, sest ma jään ise natukene äkki vastuse võlgu. Ma panen oma meiliaadressi teile siia kirja, et kellel on pensioniteemalisi teemasid. Ma juba panin, Agne, panin sinu kontakti ja panin minu ja Merli omad ka, et kui on mingid küsimusi jäänud tänasest. Väga hea. Mul on üks ettepanek. Mul on Sotsiaalkindlustusametile ettepanek, et tegelikult on need teemad, millega me seisame silmitsi oma IP punktides, inimesed küsivad küsimusi meilt, et tegelikult te võiks teha eraldi nagu koolituse raamatukogudele nendel teemadel täpsemalt, mis on just nimelt see pensionikindlustus, mis on esimene, teine, mis kolmas sammas sest et kuhu nad tulevad pensioni taotlema, sageli on ju ka avalik internetipunkt läbi selle. Absoluutselt. Tegelikult Lalli ütlesite täiesti õige teema, aga ma natuke nüüd laiendan seda teemat. Sotsiaalkindlustusamet pensioninõustamist ehk täiesti 3 pensionisamba üles sellist info jagamist praktiseeris ja tegi eelnevatel aastatel. Me tegelikult oleme jõudnud üle Eestiga erinevatesse raamatukogudesse. Täiesti võimalik, et teie seas võib olla inimesi, kellele me käisime tegelikult pensionijuttu rääkimas. Aga alates 1. veebruarist pensionitarkust, kus sammaste toimimisloogikat jagab Sotsiaalministeerium. Sotsiaalministeeriumil on pensionitarkuse tiim. Ma kohe ütlen nende pensionitarkus@sm.ee vist peaks olema see analüüs, meiliaadress, kellel on tegelikult seda, et tahaks seda pensionisüsteemi just nimelt ka tegelikult tööealistele inimestele, kellel on veel see pensionipõli ees seismas, mida saab teha, mida saab veel ette võtta, siis riigis seda pensionitarkust jagatakse ja inimesed käivad sellel teemal rääkimas koha peal ja ka veebis. Ma kohe ütlen siia chati tegelikult selle pensionitarkuse meiliaadressi, ma kohe vaatan. Ma eeldan, et see oli pensionitarkus.sm. Ma olen selle kirja siia. Nii, pensionitarkus@sm.ee. See on siis Sotsiaalministeeriumi pensionitarkuse meeskond. Panen ühe viimase artikli nende poolt ka, et sellist sarnast teenust Sotsiaalkindlustusamet kuni selle aasta veebruarini pakkus, aga see teenus läks nüüd ministeeriumi valdusalasse. Ja nemad seda üle Eesti tegelikult levitavad. Aga loomulikult, kui on ikkagi sellised sisulisemad küsimused, esimene sammas, kuidas midagi kuskilt tuleb, kellel on tunne, et selle kohta oleks vaja teha mingisugused infotunnid, seminarid, tegelikult ikkagi Sotsiaalkindlustusametiga ühendust võtta, leiame lahenduse, mõtleme välja, kuidas tegelikult seda kõike selgitada.
Sest mingil hetkel loomulikult nende küsimustega tullakse ja inimesed tulevad meile lõppkokkuvõttes klienditeenindusse, eks ole, koos selle pensioniavaldusega, et ma ju ei ole siiamaale aru saanud ja oleks ju hea, kui me saame seda kõike juba ennetavalt selgitada. Jah. Kas on küsimusi? Kellelgi veel? Aga põhimõtteliselt on siis nii, et nende kaudu saab tellida endale raamatukokku näiteks mingisuguse koolituse või loengu, siis tahate mulle öelda või? Ma olen aru saanud, et nad seda teenust tõesti pakuvad. Ma tean küll seda öelda, et Sotsiaalministeerium keskenduks parema meelega inimestele, kes ei ole veel pensionil, kui teil on võimalik seda nii-öelda laiemalt teha, et kutsume noori, kutsume näiteks isegi kooliõpilasi, inimesi, kellel see pensionipõli on alles ees seismas, siis sellist tarkust nad tõesti jagavad, tulevad rääkima. Ma usun, et leiate lahenduse, kas seda teha veebis. Koha peal kindlasti on võimalik, et võtke julgelt ühendust. Selge. Aitäh. Nii, aga meil on vist saanud küsimused isegi otsa. Üks organisatoorne küsimus veel, et kas need PDF-failid pannakse siis Trinidad Viisemann paneb kuskil oma sellesse materjalidesse ülesse või? Sa mõtled nüüd koolitajate? No mitte koolitajate jah, et meil praegu hetkel ju salvestati see praegu ka, aga ma mõtlen just, et need slaidid, mis seal olid, et kas need pannakse kuskile ülesse ka? Või kuidas? Kui need meile saadetakse, siis me saame need ülesse panna ja Google Classroomi. Selge. Et mõelge selle peale siis. Siis saab üle vaadata täpselt veel. Just see lasteabi ja mis need olid kõik. Nii, aga suured tänud teile kõigile. Ilusat päeva! Ilusat päeva teile!